masturbeerimise ajal, kui sa lihtsalt õõrud samal ajal nagu mingit siledat rindes, kujutad ette, et see võiks justkui olla nagu naine, kes võib-olla A-korv, aga ikkagi nagu ta on naine. Aga see nagu ei õnnestu, sest kohe järgmine päev olid see kogu rind oli vinne täis. See on ka normaalne nagu, et see on esimene kord mingi ärritus. Kogu see aeg, kui mul oli silerind, siis lihtsalt mul oli lihtsalt mingi suur hull akne oli lihtsalt, nii ma ei saanud kuidagi hõõrda ennast niimoodi nagu. Et sinna ma vist tagasi ei lähe ka. Üks asi, mida ma hiljuti avastasin, oli Tinder. Või noh, eile kui ma rääkisin ka sellest, aga suurem probleem. Et mu õde leidis ka Tinderist mehe. See on juba mitu aastat tagasi. Ja kahjuks sündis ka väike armas poisiklutt tal selle mehega. Et kõik üks okei, aga see mees on Saaremaalt pärit. Ja siis ma avastasin, et detsembrikuus üks mu parimaid sõpru, lapsepõlve sõber, leidis ka naise Tinderist, kes on saarlane. No. Ja ma ise hakkasin ka rääkima ühe naisega, kes oli nagu fantastiline inimene lihtsalt, kes on nii meeldiv, tore oli tema rääkida ühel hetkel, ta ütles, et ma olen Saaremaalt pärit. Siis ma ütlesin talle, et raisk, sa oleks nüüd peaaegu oma võrku püüdnud. Noppisin ta ära, enam ei suhelnud taga kordagi. Ja ta mõtlete, et see kõik jumala nagu, mis valesti on, et see on ju, mis saarlastel viga, nad on ju ka inimesed. Ei! Ei ole ikka küll, te vist ei oska seda niimoodi näha, mõelge tuleviku peale lihtsalt. Te saate nagu lapse selle inimesega ju, nad on ju viiruse kandjad. Nad nagu, kui sa saare geen, see on nagu dominantne ka kusjuures, kui sa saarlasega paaritud, siis 51% võimalust, et su laps on ka saarlane. Ja oleme ausad, mis te arvate sellest hetkest, kui nagu laps on juba sündinud, vaata. See võib kusjuures ükskõik, mis ajal välja lüüa see geen nagu, sa ei tea eluajal jooksul nagu, siis kõige alguses on kõik päris okei. Ja siis ütleme 6-aastane hakkab just mingi kooli minema või midagi. Teeb ettevalmistusi kooliks ühel hetkel ütleb, et emme, tule palun siia korraks. Ma lihtsalt eeldan, et ta ütleb emme, sest suhtes nagu mehed nagu ei tegele lastega või nagu Kersti Kaljulaid ka rääkis, vaata, et see nagu koduvägivald on Eestis ja mehed nagu peksad kogu aeg. Siis ta nagu ei jõua nagu tegeleda lastega. Samas nagu lapsi ka pekstakse ju õnneks nagu. Siis see vist on nagu okei. Ja kusjuures naised arvatavad mehed vahel nagu kohe vaata oid mingi või nagu kohe püstab või midagi või see ei ole nagu kogemata, me teeme seda meelega. See lihtsalt väga meeldib. Ja siis, kui te ärgate hommikuti vaata mingi koht on valus, siis tegelikult nagu see ka ei olnud kogemata tead, sest lihtsalt meeldib peksta. Ja siis tagasi tulles selle saare jutu juurde, siis peab seda olukorda uuesti lööma, sest peksmist ei saa mitte rääkida. Et kui nad, jah, laps on ju 6-aastane juba enne kooli, te mõtlete kõik on okei, sest see mutantviirus ei ole nagu edasi kandnud või nagu. Ja siis ta kutsub teid enda juurde, emme, kas sa tuleksid palun korraks siia? Sa muidugi lähed sinna ja siis ta ütleb sulle need saabuslikud sõnad, et kas sa palun õpetaks mulle õige kirja? Ja sel hetkel te nagu esimene asi, mis te mõtlete, on ilmselt see, et nagu oh shit. Mida sa selle õige kirjaga teed? Terve sa ei oska isegi õõr ähti öelda. Te olete juba kiindunud temasse, ta on nüüd. Sest peab 7. eluaastal ei saa aborti ka teha. Ainus võimalus on võib-olla nagu suveks, siis see laps nagu vanema juurde maale asumisel saab Saaremaale või midagi. Saab kapata omasugustega nagu. Ma olen tegelikult, jah, päris mures sellepärast, et Mats Naani oli ka päris siin praegu. Vats Naani tüdruksõber on Kristel Aaslaid, kes on
nagu saarlaste koloonia on nagu see üks nagu põhijuhte või nagu. Nii et ma arvan, et me kõik võiksime täna või palvetada Matsi poolt nagu. Et kõik saaks hästi. Aga jah, okei, see oli kõik minu poolt, aitäh.